No pidupäev Toompeal oli tõesti väga võimas, aga nüüd on tulemas meie riigil uus oluline sündmus, milleks on muidugi Riigikogu valimised. Ja selleks oleme me täna stuudiosse kutsunud külla noore, andeka, noorte häält esindava Aria Helmpäe. Tere, Aria! Väga tore on olla siin. Räägi, kuidas sina muidu vabariigi aastapäeva üldse tähistasid? Ma sattusin küll vabakale, ma tegin seal ühte intekat, aga marssi ma kahjuks ei näinud, ma jäin hiljaks, magasin. Okei. Sa tegid muidu koos Karelliga Laseri valimissaadet ja siis sa uurisid sealt eelkõige poliitikutele ja naistele nagu oluliste teemade kohta, eks ole, on ju? Missugune oli su kogemus üldse poliitikutega kokkupuutes? Missugused olid päriselus, kui sa neid kohtasid? Nad on... Mõni jääb sinna nagu sa näed teda internetis, et ta on ülirõve, ta on päriselus ka ülirõve, aga nad on nagu poliitikud, nad ei vasta sulle jah, ei, nad keerutavad ülirõvedalt, sest et nad peavad seda tegema, nad on poliitikud, nad on harjunud. Aga mõned on ülitoredad ja mõned on viisakad, aga tõesti need, kes sa tead, et on nagu, nad päriselt on. Appi, issand, okei, selge. No tead, vaataksime koos sinuga ühte klippi sellest samast Laseri valimissaatest ja siis räägime natuke selle üle. No vaatame. Kas teie arvate, et menstruatsioontarvikud peaks olema tasuta kas koolides või üleüldiselt terves riigis? Ma ei ole tasuta asjade poolt. Keegi on hädas, tuleb teda aidata, aga mitte, ütleme, kõikide tasuta teenuste, tasuta asjade jagamisega. Nii et see on minu põhimõte olnud alati. No kuidas sa nagu sellist asjast kommenteerid, et mis sa arvad sellest, et naisi nagu üldse nagu nimetatakse abivajajateks? Sealt on tegelikult välja lõigatud veits. Ta lõpuks hakkas võrdlema, ta vaatas mu Jordanit, ta oli nagu, hakkame neid ka andma kõikidele tasuta. Siis ma vaatan, siis ma nagu, kuidas sa võrdled mu jalanõusid tampoonidega? Mis ta oli mingi, aga seda seal ei ole, kahjuks. Aga ei, mulle ei meeldi see nagu mingi tasuta asjad, sellepärast, et Tartu linn ju teeb ise seda, paneb kultuuriasutus neid vahendeid ja värki. Miks Tallinnas ei saa siis? Miks üle Eesti ei saa nagu, see ei võtaks nii palju raha teistesse asjadesse, mis on nagu ka veits mõttetud, läheb ilmselt riigieelarvest palju rohkem, kui läheks mõne tampooni peale kusagil public vetsus nagu. Jah, ma kahjuks pean nõustuma sinuga, aga mis oli nagu kõige haigem või kõige hullem asi, mida sa neilt kuulsid, mida nad rääkisid intervjuudes? EKRE mehikesed siin. Ma küsisin selle seksuaalhariduse kohta ja üks oli siis Martin ja teise nime ma ei mäleta, vabandust, aga lihtsalt see, kuidas nad teevad naisi ja seda nagu kõike maha. Lihtsalt ongi nagu meeste ühiskond. Seda nad pushivad. See on nõme ja see on ülikurb ja ma arvan, et see hooramise klipp oli kõige hullem, kuidas ta alguses eitas seda ja siis ma näitasin seda talle ja siis ta oli nagu, tegelikult saite valesti aru. Suht rets, jah. Aga rääkisid nad üldse midagi positiivset ka? Kas keegi üllatas ka siin, kui sa nüüd nägid? Reform oli hästi tore. Nagu ma tulin EKRE telgist, läksin Nõmmel, läksin Reformi edasi, nendel oli mingi reaalselt paarkümmend meetrit vahelt. Siis ma olin nagu, issand jumal. Ja EKRE telk oli varjus ja Reformi peale paistis päike, seal oli soe, nad olid kollased. Ma olin nagu, ja siis selle naise nimi oli mingi Rõõm või midagi millega niimoodi seotud. Ma olin nagu, oh my god, oled ja... Issand karmas. Aga võtaks, või tähendab, miks on sinu arvates üldse oluline, et noored käiksid valimas? Sest et muidu valivad vanad inimesed meile tulevikku, kes ei ole varsti sellega enam seotud, vabandust, aga nad valivad meile selle Riigikogu, meile need seadused, mis ei pruugi neid mõjutada enam nii palju, näiteks kliima kohta. Neid ei ole, kui meil on siin varsti +2 kraadi globaalselt on ju. Neid ei mõjuta see. Nendel ongi mugav valida raha, vahet ei ole, on ju, aga nad ei mõtle kaugemale, aga meie peame mõtlema, sest et me elame siin kauem. Ja. No Twitteris käisid tegelikult juba sahinad. Ma ise nägin ka seda tweeti, et sind kutsuti poliitikasse, on ju? Mind kutsuti 2 erakonnas ja ma nii kahetsen, et ma ei läinud. Kahetsed? Ma nii kahetsen. Miks sa kahetsed?
Sest et ma vaatan neid inimesi, kes kandideerivad, nad on pooletoobised, enamus on ja siis ma nagu, ma oleks saanud need hääled kokku ja ma oleks saanud midagi muuta, aga ma ei tea, võib-olla on hea, et ma ei läinud, võib-olla on halb, aga kunagi ma sinna jõuan nagu hoiatus. Igatahes mina jään küll ootama seda, et sina läheksid poliitikasse ja minu arvates sobiksid sinna suurepäraselt. Aga lähme nüüd võib-olla natuke lõbusamate teemade peale pärast EKRE-t. Lähme mängime natukene ühte toredat mängu. Võite mulle järgneda, on ju? No nii, tere tulemast praktika laua juurde. Mäng on iseenesest väga lihtne. Siin on topsid, siin on pingsipallid. Kui ma ütlen 3-2-1 läks ja kõlab pasun, siis hakka lihtsalt viskama. Ükskõik kui palju läheb mööda, lihtsalt viska. Igas topsis on siis üks vastus AI poolt genereeritud ja need küsimused on võetud teie valimissaatest, ehk siis saame teada, mida AI arvaks, et saame võrrelda. Kas on võinud kõik? Ühe kaupa. Okay. Et kas võistleja on valmis? Oled ikka? 3, 2, 1, läks! Nii, läheb, esimene parkas välja, ei ole midagi, aega veel on. Oi, kui napikas. Ei tule, läheb, natuke on veel jäänud. Ja olemas, korras, vaatame. Üllatavalt kiiresti. Mu süda on mingi 180 ppm nagu. Nii, aga nüüd vaatame siis, mida AI ütleks kindla vastuse kohta. Koolides peaks seksuaalharidus olema kättesaadav kõigile õpilastele, et nad saaksid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud nende tervise ja heaolu tagamiseks. Seksuaalharidus peaks olema põhjalik ja andma õpilastele praktilisi oskusi, kuidas kaitsta end soovimatu raseduse, sugulisel teel levivate haiguste ja muude seotud riskidest. See on siis AI poolt genereeritud vastus. Pange AI Riigikokku. Ma tahtsingi küsida, et kuidas sa võrdleksid näiteks Eesti poliitikuga, et kas peaksimegi siin hakkama vahetama juba? Ma arvan, et see on kurb, et asi, mis ei ole päris, vastab paremini kui inimesed, kellel on reaalne elukogemus. Nagu. See on ohtlik, see on kurb, see on huvitav. Absoluutselt. Meil on ka väike kingitus, et sa saatesse tulid. Suur aitäh sulle. Siit on väikene quote, oota näitame seda niimoodi. Siit on väike quote on välja võetud kuskilt ammusest ajast. Siin on kirjas, et ma kuulutasin koolis, et Keisha kommid on lambasoolikatest. Ma tegin seda. Saad lambasoolikid. Inimesed uskusid mind. Suured tänud sulle. Ja suur aitäh sulle.